Tere, Anneli. Tere, Kerti! Kuidas, ma mõtlengi, et kuidas ma sind nüüd nimetan, et sa oled nii juuksur, oled ka maaletooja ja mis veel? Ma ei teagi. Sa võid mind lihtsalt juuksuriks nimetada, sest tegelikult ega ma ikkagi olen ju professioonilt juuksur eelkõige. Mhm. No siis räägime juuksuritele asjast nii, nagu juuksuritele rääkima peab, eks ole. Ja, ma mõtlen ka. Et nagu ma sul selja tagant näen, siis ma saan aru, et kui siin hakkas hullutama meie juuksureid üks selline toode väga lühida sõnumiga K18, et siis oled sina selles täielikult süüdi, eks ole. No jah, võib nii öelda. Räägi, et mis asi see on, et miks sinna uus toode küll, aga selle kohta räägitakse, et revolutsiooniline ja patenteeritud ja kõik selline. Mis asi, mis see tähendab? Noh, tead, ta on revolutsiooniline tõesti selles mõttes, et ta on praegu ainulaadne toode, kuna siiamaani ei ole ükski sarnane toode suutnud jäävalt ehitada uusi disulfiid- ja keratiinisildu. See on nüüd juuksurid ju seda keelt mõistavad, et juuksed Mhm. koosnevad nendest redelitest ja nii edasi, et siiamaani on saanud kaitset ainult disulfiidsillad ja keratiinpeptiidsildu ei ole keegi suutnud uuendada. Ja siiamaani on ka see disulfiidsildade parandamine toimunud nagu ainult nii-öelda liimimise või parandamise teel, et K18 on nüüd esimene toode, mis ehitab uued sillad, molekulaarsel tasandil ehitab uued sillad ja ta nimi ongi tegelikult biomimeetiline sildade parandaja. Noh, sildade parandaja eesti keeles on bond builder, on muidugi suupärasem väljend, aga kui sa saad aru, mida ma mõtlen. Aga kui nüüd mõnedel inimestel on võib-olla sellest koolist on nii kaua aega möödas, et äkki sa nagu räägid ka, et miks sillad või mis need sillad teevad või noh. Kui me kujutame ette juukseid nagu redeleid, siis disulfiidsillad, soolasillad on nii-öelda need põikipidised redelipulgad. Nüüd keratiinsillad ja peptiidsillad on pikkupidised sillad, et nendel ei ole siiamaani kaitset olnud. Ja need sillad on veel omavahel või need redelikesed on veel keerdunud ilusasti omavahel. Ja kui need sillad nüüd lähevad siis katki või need ju muutuvad ajas ka pesemise tagajärjel, keemiliste töötluste tagajärjel, siis juuksed lagunevad koos. Et need sillad on need, mis tegelikult juuksekarva nagu koos hoiavad. Ja need peavadki olema nagu tugevad. Ja need disulfiidsillad, nii palju kui mina ka olen ju lugenud nüüd ja õppinud juurde, disulfiidsillad lähevadki kergemini katki, sest nemad tegelikult ka pestes nagu purunevad. Aga need püstipidised ehk peptiidsillad ei lähe sugugi nii kergesti katki, kuid nad ikkagi aja jooksul ja keemiliste töötluste tulemusel purunevad ja nemad vajavad samamoodi kaitset, sest see redel peab olema nagu üleni tugev. Kõik redelipulgad peavad oma koha peal olema. Absoluutselt. Absoluutselt. Nad omavahel peavad ka olema seotud tugevate sidemetega. Jah, et ikka kannaks, kui ikka raskem koorem peale astub sinna. Absoluutselt, täpselt. Aga kui nüüd küsitakse, et hästi palju on selliseid, no meil on siin turg valutati igasuguste selliste ühe teistsuguse tootega, et mis neil nagu vahet on või noh, kumba siis eelistada või ma ei tea. Ei, eelistama ei pea, eks igaüks leiab ju oma, mis on ja see on kõige toredam ongi, et on konkurents ja neid asju on ikkagi nüüd valida. Miks tema teistsugune on või erinev teistest bond builderitest on see, et ta annab jääva toe. Eelkõige on see tähtis, et ta annab jääva toe. See, mis on nüüd uuesti üles ehitatud, see enam katki ei lähe. Tõsi, ühe hooldusega sa ei saa üles ehitada kõiki sildu. Sa ehitad osad nendest üles, need nüüd enam katki ei lähe. Järgmise hooldusega ehitad sa järgmised üles, mis ei lähe katki. Ja nii ta annab nagu pikema ajalisel kasutusel püsiva. Juuksed ühesõnaga muutuvad tugevamaks aja jooksul. Kõlab imeliselt, aga vastab ka tõele. Ja üht asja ma tahan, sa nagu nii küsid ka, jõuad selleni. Sellest peptiidist ma tahtsin ka rääkida, et mis tähendab biomimeetiline toode, ta on loodust jäljendav toode ja tema sisaldab K18 peptiidi, mis on patenteeritud, üks ainukene väikene peptiidikene, mis on patenteeritud kui kõige
intensiivsem, tugevam ja tõhusam sildade ülesehitaja. Et see on nüüd see erinevus, nagu see püsivus, selle resultaadi püsivus ja no neid erinevusi on veel. Muidugi, et näiteks ajaliselt see hoolitsus võtab aega 4 minutit. 4 minutiga, et tegelikult isegi ei võta 4 minutit, sest et see teine toode jääb pähe nii-öelda. Et need on nagu need põgusad lihtsalt erinevused. Mitte ma ei ütle, et parem või teine halvem, vaid lihtsalt erinevused. Ühesõnaga, nagu, kas ma saan õigesti aru, et tegelikult ei ole mingisuguse ühe sama toote arendusega tegemist, vaid tegelikult on 2 erineva tootega täiesti? Täiesti 2 erineva tootega, jaa. Et see segadus võib tekkida sellest, et jah, need on täiesti 2 erinevat toodet. Ja kui ma tahan, siis ma võin ka mõlemaid kasutada? Sa võid vabalt mõlemaid kasutada. Lihtsalt K18 teeb nii seda, mida teevad teised bondbuilderid, ehk ta ehitab üles disulfiidsidemed, kui ka omalt poolt peptiidkeratiinsidemed, et ta teeb mõlemat asja, aga kui sul on väga rasked tööd, blondeerimistööd, nüüd on ju võimalus teha väga suure muutusega töid, sa saad kasutada loomulikult mõlemat. Ja hüppa natukene ettepoole, et kas see K18, kas teda segatakse ka kuskile värvi sisse või temaga seda asja ei ole? Ei, see on 2 toodet. Sa pihustad esimest toodet juustele, mis on kergelt leeliselise toimega, on K18 mist, see on siis pihusti. Ta on leeliselise, kergelt leeliselise toimega ja ta siis tungib Cortexisse, avab need sidemed, et K18 peptiid saaks siseneda ja oma tööd hakata tegema. See on nii-öelda number 1 asi, siis pannakse selle peale värv ja siis, kui see on vajadus kasutusest, ma võin rääkida pärast pikemalt, praegu põgusalt lihtsalt. Siin selle küsimusele vastasid, mis tooted sinna kuuluvad, aga kui mul on näiteks selline probleem, et juuksed on väga kuivad, kas ta ka niisutab? Ei, niisutaja ta ei ole. Ta ei ole moisturizer selle klassikalises mõttes. See, et ta teeb juuksed pehmeks ja ta teeb väga pehmeks juuksed, see on lihtsalt asjal nagu boonus, aga ta ei ole otseselt moisturizer ega niisutaja, mis tähendabki seda, et kui klient kodus seda toodet edasi kasutab, 4 järjestikust pesu ta peaks kodus seda jätkama, siis pärast 4. või 5. korda ta juba peaks üle minema oma tavapärasele niisutavale šampoonile ja balsamile, sest ise ta kuidagi hakkab tunnetama seda, et ta juuksed vajavad uuesti niisutust, kuna K18 on eelkõige ülesehitaja, parandaja, ta ei ole niisutaja. Selge. Aga mida siis, kui ta siin on ka juures mask, et mida siis see teeb? Mask on nüüd põhiline asi, mis siis, kui see K18 mist on avanud need sillad ja peptiidi sisse viinud, siis maskis on ka K18 peptiid, mõlemas tootes on, tema hakkabki siis parandama, üles ehitama neid sildu ja mask peab siis juustele jääma 4 minutiks pärast neid hoolitsusi ja ta jääbki pähe, aga see 4 minutit on lihtsalt sellepärast kästud, et sa võid kasutada oma tavapärast viimistlusvahendit, mida tahes, lihtsalt enne 4 minutit ei tohi seda teha. Tal on siis nagu nii-öelda nagu mõjuaeg siis nagu täielik? Enne teiste asjade panemist on jah 4 minutit. Et sa võid kõiki kasutada, aga lihtsalt pead, lihtsalt pead 4 minutit laskma tal mõjuda ja siis kasutad. Maha ei loputa ikkagi, aga kasutad viimistlusvahendeid ja muid asju. Et kõike tohib panna, aga pärast 4 minutit. Ja sobib ka igasuguste teiste firmadega kokku ja värvidega. Ei ole mingeid eelistusi, et ainult see peab olema? Ei. Tal polegi värve, et ükskõik millega võib kasutada. Ta on ainult eraldiseisev toode. Et siin, kui kohe muidugi musun, tekib juuksuritel kohe selline nüüd küsimus, et kui ma soovin aga juukseid blondeerida ja üle toonida, et kuidas ma siis selle K18 sinna protsessi nagu sisse toon? See on väga hea küsimus. See ongi niimoodi, et ma nüüd põgusalt räägin juba sellest kasutamisest, mille alla siis see küsimus ka kuulub, eks. Et kõigepealt, kui klient tuleb sulle salongi, siis sa paned ta paika, kammid tal juuksed ja pihustad sektsioonide kaupa K18 misti. Ja sektsioonide kaupa see tähendab seda, et sa ei pea seal korralikult neid sektsioone tegema, vaid lihtsalt sõrmedega laiali, juure peale, keskosale, otsa peale. Umbes ühe sektsiooni kohta 2-3 pihustit vastavalt siis juukse paksusele.
Nüüd sa kannad peale siis selle blondeerija või teed need salgud. Nüüd tavapärase mõjuaja hoiad, midagi ei ole rohkem ega vähem vaja hoida, ta värvitulemust ei mõjuta. Pesed maha oma blondeerija. Palsamit nüüd ei pane, kuivatad käterätikuga nad kuivaks. Nüüd paned selle maski, mis peab olema siis 4 minutit. Selle 4 minuti jooksul sa võid kas klienti masseerida või kammida või segada siis see toonia valmis. Kui 4 minutit on täis, tood ta sealt kraanikausist oma tooli või paned pesukausist talle toonia pähe, vahet ei ole, kammid läbi, paned toonia pähe, hoiad oma toonia mõju aja ära, pesed maha ja nüüd sa paned uuesti maski. Et siin on nüüd ainult see asi vaja meelde jätta, et seda maski tuleb 2 korda, et enne toonia panemist ja pärast toonia panemist ja siis ta jääb pähe. See on väga lihtne, kõik on super lihtne ja lisaaega tõesti nagu üldse ei ole. Tundub ime, aga on. Aga siis ma küsiks kohe, et aga kust kohast üldse pärit on see toode? Kanadast. Sellest polegi rääkinud. Kanadast? Jaa, Kanadast toodetud. Ja ta on, ma tean, mainisid, et on patenteeritud, eks ole. Ja mis selle lugu veel juurde käib äkki midagi täpsemalt? Noh, et ütleme, et selle kallal on ikkagi aastaid tööd tehtud, et 10 aastat on uuritud, 10 aastat on uuritud siis 1242 dekapeptiidi. Ma praegu lugesin selle numbri lihtsalt maha, kuna mina ei ole mingi biotehnoloog, et ma täpselt neid asju ei tea. Küll ma saan aru, kuidas ta loogiliselt töötab, aga neid päris tärmineid ma ei jaga. Ja need 1242 dekapeptiidi katavad kogu inimese keratiiniproteiinide genoomi ehk et need kõik on läbi uuritud ja nendest on leitud nüüd see üks vaimustav K18 peptiid, mis on patenteeritud ja see toode, mõlemad tooted siis sisaldavad seda K18 peptiidi, mis on looduslähedane ja teeb sama asja, mida tegelikult peptiidid juustest teevad ehk ehitavad uusi sildu. Kas sul on äkki midagi öelda ka, et kuna me paneme selle video üles meie kodulehele, kus pääsevad juurde ainult juuksurid, kas sul on midagi öelda, midagi nagu juuksurilt juuksurile, midagi kogemusena või mis on ette tulnud, mida võiks teada? Ma võin öelda küll, et ma soovitan jälgida inglisekeelset Facebooki, tähendab professionaalidele mõeldud gruppi. See on see, no ongi K18 for professionals või midagi niisugust, ma võin selle lingi pärast saata. Seal on väga-väga otsesed küsimused, seal ei ole sugugi mitte kõik ainult positiivsed, seal on ikkagi ka võib-olla 1000 postitusest 2 on negatiivsed, kes ei ole aru saanud, miks ta toimib ja kuidas ta toimib. Ma soovitan seda õudselt lugeda, seal on jube huvitavalt kõik ära seletatud, see on hästi läbipaistev ja see K18 ise vastab seal praktiliselt igale küsimusele. Siis mis ma veel ütlen nagu omast kogemusest on see, et mulle õudselt meeldib juuksurina, et mul ei ole lisaaega sellega. Et mind nii väga, ma ei kuidagi ei suutnud leida seda 10 lisaminutit, mida mul teiste bondbuilderitega oli vaja. Ma lihtsalt, ja siis mul jäi see teenus nagu poolikuks, sest ma ei hoidnud seda aega kunagi täis. Nii ei olnud sellel minu jaoks ka nagu mõtet. Et sellega ma nüüd saan teha täiuslik koolitsuse ja mul ei ole lisaaega, ma võin ikka sama palju kliente teenindada, kui ma päevas olen soovinud. Pluss mulle meeldib, et see toode jääb, klient saab sellest kohe aru. Klient näeb kohe seda tulemust, et ma tean, et ma olen pakkunud talle midagi head, aga seda raske on klienti veenda, kui ta ei näe kohe seda tulemust. Nüüd selle asjaga ta kohe katsub, ta näeb ja ta usub, et ma näen praegu tellimuste pealt, kuidas nad ostavad neid väikseid minitooteid, mida need klientidele kaasa müüvad. Et see nagu selles mõttes oma kogemuse pealt ma ütlen, see asi nagu toimib 100%. Ja mulle üldse meeldivad uued asjad ja see on tõesti nagu väga-väga võimas. Siin sa tõidki sisse selle, mille ma olen unust siin küsimata, et kuidas on kliendil koduhoolduses või kas seal on üldse selliseid tooteid? Jaa, tal on olemas, meil on isegi info Voldik kliendile kaasa anda, igale pakile panema kaasa. Tal on olemas 50 milliliitrine toode ja 5 milliliitrine toode. See 50 nüüd jõuab alles aprillis meie lattu. Aga ma tahan öelda, et see väike kliendile kaasamüümise toode, siis kas 50 milliliitrine või 5 milliliitrine tuubis vahet ei ole.
Nad mõlemad sisaldavad täpselt sedasama maski, mida juuksur oma töös kasutab. Et see ei ole kuidagi lahjem ega midagi, vaid on täpselt seesama mask, mis juuksur töös kasutab. Klient ei kasuta lihtsalt seda misti, seda kasutab ainult juuksur. Ja kliendil annab siis kaasa selle väikese maski, müüb kaasa tähendab, ja teenib selle pealt ilusti, sest et see on täpselt nii välja arvutatud, et juuksur on võidus ja kõik on võidus. Ja klient peaks tegelikult kodus sellega nagu jätkama ja nad päris hea meelega jätkavad ka. Aga kui ta ei osta kaasa, kui see on ainult salongis? Noh, siis ei ole midagi teha, siis ta lihtsalt saab, see aeg läheb pikemaks, kui ta saab juuksed nagu taastada, vaata, et jaa, need sillad, mis ta nüüd ära parandas siin juuksuris ju katki ei lähe, aga alles 2 kuu pärast ta saab uued sillad parandatud, ütleme. See, kes kodus teeb, see saab nagu kiiremini sellele nagu järje peale nagu. Ja see minitoode või see 50 milliliitrine toode on täitsa paras, et pärast seda võib hakata jälle niisuguseid tegema selliste kosmeetilistema toodetega, mis teevad juustele välimust, eks ole. Jaa, see 50 milliliitrit on paras, selleks jagub üpris pikaks ajaks, kui arvestada seda, et ta 4-5 järjestikust pesu pärast salongi külastust seda kasutab ja seda läheb väga-väga vähe. Juuksurid peavad õpetama, et kindlasti ei tohi üle doseerida, sest et no paljud inimesed üldse jälestavad, kui neile midagi jääb juustesse, vaata, üks nendest, et see tekitab sellise võõristuse tunde ja see mask ju jääb pähe. Aga kui sa paned seda õigesti ja natukene harjud seda toodet kasutama, siis ta vastupidi, ta annab metsikult mõnusa sellise kohevuse ja siukse õudselt väga lihtne on kuulutada, aga ei tohi tõesti palju panna seda. Et seda peab nüüd jälgima, et liiga head asja liiga palju ei ole hea. Ei maksa. Ja no see reegel käib juba siin igasuguste toodete kohta, aga selle vastu ikka eksitakse, eks ole. No ja esimesed korrad eksid, vaata, siis lähed pesema ja oled raisanud toodet ja kahju, et parem siis proovida algul vähe ja hiljem siis rohkem kui vähe, kui abi ei ole. Väga põnev. Nüüd ma sain ka ise päris palju targemaks, et mis selle K18 taga on, et sul on ka teisi brände, mis sa maale tood, et kas sealt on ka mingeid uudiseid tulemas? Jaa, My Identityl on uudiseid üpris toredaid, tal on nüüd uus kollageeni puuder, mitte pulberpuuder, mis annab jälle ka sellise nii-öelda lisakollageeni juustele, et me olemegi nagu siis punninud kokku nii, et K18 saab nagu selle sisulise uue juukse ja kollageeni puuder annab siis pealtpoolt tugevdab juuksekarva ümber sellise tugevuse ja nad kahekesi töötavad koos, no see on ulme lihtsalt, et tõesti, et no need juuksurid, kes on rääkinud, et neil pärast salgutamist juuksed nagu, no mitte just otseselt tänapäeval ei veni enam, aga nad tead, natuke see on siuke imelikud. No ikka teistsugused natuke, jah. No, vähe teistsugused on, jah. Et siis need nagu, ta on nii tugev see juus, et nagu oleks teine juus, et ütleme, need juuksed on viidud nagu enne töötlemist olnud tasemele. Et see on nagu üliäge, et me ei tee alati selliseid jube raskeid värvimistöid, aga nüüd on see võimalus neid nagu teha, et no minu arust see on nagu, issand jumal, keegi ei pea enam kollaste juustega välja minema, jumalale tänu. Kõik saavad ilusti üle toonitud, juuksed tugevad ja veel paremas seisus, kui nad enne olid. No mis sa veel tahad? Issand, see on küll põnev, see jääb kohe. No. Jah, kuigi me siin reedel räägime, et usun, et tekitab... Aga tahaks juuksurisse minna juba, on ju? Jah, täpselt. Ma just nüüd lähen Tartusse oma koolitaja juurde, sellepärast, et tahan ka saada head hoolitsust ükskord. No jah, Kingsepp tahab ka endale kingi saada. Absoluutselt, jah. Aga väga aitäh sulle selle info eest ja siis tegelikult kenad sellist nädalavahetust. Aitäh, et sa kutsusid, see on mulle suur au ausalt öeldes ja mul on väga-väga hea meel. Ja mul on väga hea meel sellepärast ka, et minu arust nagu sellised uued asjad teevad natukene meie, praegusel ajal meie töö lõbusamaks ja meeleolu paremaks, et issand, kui tore on, kui sa saadad kliendi välja uksest ja sa vaatad aknast talle järele, mõtled, kurat, et nii ilusad juuksed, kus tema huvitav käis, siis keerab näo, issand, minu arust läkski ära appikene, kas mina olen teinud talle sellise elegantse pea, et see on tegelikult nagu mõnus. No see on parim asi, mida tegelikult võib juuksur tahta. Jaa, täpselt. Aga ilusat nädalavahetust sulle ja aitäh siis info eest. Aitäh sulle ka ja kui kohtume, siis embame. Jah, täpselt niimoodi, kui lubatakse. Täpselt.